Ma palun lavale Lembi Lõugas Tallinna Ülikoolist. Teeme Lembile ühe soojendava aplausi. Aitäh! Ja Lembi ettekanne on valminud koostöös ka Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessori Kevin Slebosega, kes on ka, kas ma saan õigesti aru, või siin on nimed läinud natukene või ettekanded, et Lembi on mõlemal pool. Kuidas? Kevin on doktorant. Jaa, et Lembil endal on kaks ülikooli, kus ta tegutseb, Tallinna Ülikool ja ka Tartu Ülikool. Ja siis Kevin Slebos on Läti ülikooli doktorant ja Euroopa Horizon doktoriõppe võrgustiku kaudu siis see ühiselt koostatud ettekanne on nüüd teie ees ja kuulame Lembit. Olge lahked. Ja suur tänu sissejuhatuse eest. Oma ettekandega lähme nüüd päris kõvasti minevikku, aga teadagi on ju ka minevikus toimunud kliimamuutused ja keskkonnamuutused, nii et kõik läheb teemasse. Ma natukene modifitseerisin seda ilusat pilti, et väga palju meil binokliga tegemist ei saa olla, kuna me uurime kõike seda, mis on allpool maapinda. Aga kui lihtsalt kasutada binokkel kui selline, mis kompenseerib inimeste sellist kehva nägemist, et siis võime ju mõelda, et see võib olla hoopis luup või mikroskoop, nii et kõik see pilt läheb teemasse. Nüüd tänase lühidalt siis nendest teemadest, millest ma räägin, et teen põgusa sissejuhatuse, siis räägin sellest, mis asjad need tõendid minevikust on, mida me uurime ja kindlasti tuleb kriitiliselt suhtuda ka uurimismeetoditesse ehk nende võimalustest, et meil ei ole ühte sellist meetodit, mis annaks meile plaksti vastused, vaid me peame kombineerima päris mitmeid uurimismeetodeid, et saada vastuseid oma küsimustele. Siis põgusalt räägin ka paleofauna inimese osast keskkonna, elurikkuse ja kliima rekonstruktsioonides ja võib-olla põgusalt siis ka, mis need suurimad paleofauna jäljed maa elurikkuses ja kliimas võiksid olla. Ja võib-olla, kui aega jääb, siis ka mõned näited Eesti kohta ja lühike kokkuvõte. Nüüd inimese keskkonna, sealhulgas siis loomastiku ja kliima seostest läbi aja, et nende kohta on tehtud väga palju erinevaid mudeleid, olgu nad siis tabelvormis või pirukatena või mingil muul moel kombineerituna. Aga need kõik näitavad alusuuringute sellist mitmekesisust ja võib-olla ka sellist raskust ajas ja ruumis kõiki neid andmeid kokku koguda ja siis visuaalselt kergesti arusaadavaks teha. Nii et see on väga kompleksne kõik materjal, mida sellistesse tabelitesse ja joonistesse pannakse. Kindlasti on üks võtmetähtsusega teadmine loomade kohastumusest. Ehk siis, kui me räägime kliimamuutustest väga pika aja jooksul, siis osad liigid ju kohanevad hästi kliimamuutustega, teised jälle mitte. Aga võib-olla paleofauna uurijana meeldiks mulle väga, kui see kohastumus ei oleks nii lai mõnel liigil, ehk siis kitsa ökoloogilise nišiga liikidel puhul, kui me nad leiame, siis mingisugusest settest
ja me saame nad ajaliselt paika panna, et see annab nagu sellele kliimale ja keskkonnale palju olulisemat informatsiooni, kui näiteks siin parasvöötmes levib põder, kes on ju ka suhteliselt ikkagi suure ökoloogilise amplituudiga liik, et selles mõttes nüüd jah, kohastunud liigid külmades või soojades tingimustes on ikkagi olulised analüüsida. Ja mul on siin ka küsimus, et mis see paleofauna on, et nagu sõna paleo tähendab seal ees, et tegemist on siis mingi vana asjaga, ehk eesti keeles võiks ikkagi olla vana fauna, aga teadusest ikka tuleb kasutada selliseid täpsemaid termineid, et ma lihtsalt kõrvalpõikena märgin, et paleofauna või siis arheofauna, mis on ka väga laialt levinud mõiste, et tähendavad praktiliselt ühte sama asja, aga minu jaoks on arheofauna nagu see fauna, õigemini fauna jäänused, mis tulevad arheoloogilistest paikadest. Ma tänan märkuse eest. Ei tasu endale arvutit ette panna slaidide, et ma pean seda käes hoidma kogu aeg. Ehk siis, aga te kuulsite sissejuhatuvad teemad. Ja siin on need ilusad tabelid ja joonised. Ja siin on siis kohastumus ja paleofauna mõiste slaid. Et väga vabandan, aga mõtted on ettekande juures. Nii, nüüd ma märkasin vahetada slaidi, väga hea. Tänan, Sander. Ühesõnaga, nüüd uurimismaterjalist natuke või need tõendid minevikust, et me esimene slaid näitas küll ilusaid kihistusi, mis seal maa all on, aga et see need tõendid sealt minevikust, et need on väga mitmekesised, et me ei räägi ainult selgroogsete loomade luudest, vaid kõiksugu faunajäänused on need, mis ja ma peaks ütlema, et selgrootud annavad palju paremat informatsiooni keskkonna ja selle paiga kliima kohta. Ja muidugi siin ei ole küll toodud, aga ka taimede jäänused, õietolmuterad on väga, väga heaks informatsiooniallikaks mineviku sündmuste uurimisel. Ja lihtsalt tahtsin näidata pilti, milline võib näha välja üks faunajäänuste kogum arheoloogilisest muistisest. Et kogu see materjal tegelikult sisaldab meile väga olulist informatsiooni ja võib-olla nüüd tulekski aeg põgusalt näidata neid meetodeid, millega siis me neid luukilde seal loeme ja tõlgendame. Et põhimõtteliselt ongi, et me esitame küsimuse, kuidas uurida mineviku fauna elurikkust ja seoseid kliimamuutustega. Ja ma alustan siis arheosoloogia meetoditest, ehk meil on see suur hulk või hunnik luid ja mis me nendega teeme, on see, et me peame need läbi analüüsima, ehk siis meil on vaja teada, kellelt see luu pärineb, ehk siis me teeme taksonoomilise analüüsi, siis on vaja teada, mis luuga on tegemist, ehk me teeme siis anatoomilise analüüsi. Ja kui me räägime, ütleme, selgrootutest, siis igasugune siis jäänus, mis nendest on jäänud,
vajavad ka väga põhjalikku analüüsi. Aga nüüd loomaluude kohta kindlasti on oluline teha ka igasugused kvantitatiivsed analüüsid. Ehk kui me ühest näiteks muistsest asulapaigast saame ühe suure hulga luid või luutükke, siis me ikkagi peame vaatama seda taksonoomilist koosseisu, ehk siis millised liigid näiteks selles paikkonnas sellel ajal olid domineerivad või tegelikult siin on juba see tõlgendamise risk, et me tegelikult ei saa täit ülevaadet selle piirkonna ja tolle aja loomastikust, vaid me ikkagi peame kriitiliselt suhtuma sellesse, et tegelikult on see inimese valik ümbritsevast keskkonnast. Ehk siis seal on need loomad, mida inimene on oma tarbeks kasutanud, olgu nad siis metsloomad või koduloomad. Ja ütleme selliste hulkade järgi metsloomade puhul me saame öelda, et see on, kuidas nüüd öelda, need loomi on olnud kütitaval hulgal. Ehk siis me ei usu, et seda ainsat isendit nüüd inimene on kuskilt metsast välja toonud, vaid ikkagi, et seda on olnud piisavalt, et inimene on teda siis oma tarbeks küttinud. Nüüd aga nüüd ei ole see, et mis ainult puudutab nüüd selle luuvälimust, mille järgi me saame määrata kas loomaliiki või siis anatoomilist osa, vaid luu ise koosneb ju ka sellistest mikrostruktuuridest, olgu ta siis hüdroksuapatiiteks luu mineraalne osa või kollageen, mis on orgaaniline osa. Ja kõik need sisaldavad keemilisi elemente ja nende isotoope ja muidugi DNA-d. Aga et siin ongi palju kasutatakse stabiilseid isotoope näiteks toitumuse uurimiseks. Siin ei ole küll toodud hapnikuisotoobid, aga hapnikuisotoobid annavad ka keskkonna kohta väga olulist informatsiooni. Ja muidugi radioaktiivne süsinik, mille alusel määratakse seda luuvanust. Nüüd olen jõudnud siis vana DNA meetodi juurde, mille on siis ette valmistanud Kevin, kuna ta just tahabki fokusseerida oma teadusteed vana DNA meetodi kasutuselevõttu ja spetsiifiliselt veel keskkonna DNA. Et ma teen siis väikese tutvustuse selles vallas ka. Siin siis Kevin pakub ülevaate vanast keskkonna DNA-st, kuidas seda kasutatakse, milliseid kaalutlusi sellega seoses arvesse võetakse. Alustuseks toob ta mõned näited allikatest ja leidudest, seejärel käsitleb enim kasutatud meetodid ning lõpuks annab mõned olulised aspektid arvutusliku analüüsi jaoks ja selle, kuidas eristada vana DNA-d saastumisest, ehk siis just geeniproovid võivad väga kergesti saastuda. Nüüd vana DNA uurimine on toonud muutusi nii arheoloogiasse kui ka paleokoloogiasse, pakkudes ajas väga kaugele ulatavaid interpretatsioone. Sekveneerimise ehk DNA järjestamise tehnoloogia edusammud alates vana DNA esimestest ekstraheerimistest, mis siis toimusid
välja surnud loomkoest ehk välja surnud loomakoest umbes 4 aastakümmet tagasi, võimaldavad nüüd analüüse, mis ulatuvad üle 1 miljoni aasta taha. Ja siis selle vana DNA uuringud on viinud erinevate välja surnud liikide, näiteks mammuti, aga iidsete inimpopulatsioonide, näiteks esimeste küttkalur-korilaste ja neandertallaste tuuma- ja mitokondriaalsete genoomide täieliku sekveneerimiseni. Ja see meetod aitas kaasa ka inimkonna sugupuu uute harude neandertaalastega lähedaste Denisovi inimeste identifitseerimisel. Et kui olete kuulnud, siis Denisovi inimene on siis Venemaalt leitud koopast inimese jäänused. Vabandust. Nüüd jah, ikka edasi, et mis need traditsiooniliselt jah, võetakse või õigemini traditsioonilised allikad on tihtipeale siis kompaktsed luuosad, ehk siis koljus on näiteks kaljuluud, mis on siis oimuluude osad seespool koljut, või hambakivi, ehk siis need on need osad, mis säilitavad DNA-d väga hästi. Ja ütleme, sellist geneetilist materjali on võimalik ikkagi leida väga mitmetest allikatest, mis kõik on näiteks seotud muistse eluga. Nii et siin on näidisena toodud paremal pool näiteks hirvehambast ripats, mis on lausa 17 kuni 23 000 aastat ennem Kristust dateeritud. Ja selle küljes oli peale selle hirve DNA ka inimese DNA-d. Ja vahemärkusena, et see hirvehambast ripats on leitud samamoodi sellest Denisovi koopast. Ja inimese DNA on ilmselt sinna sattunud sellest, et seda ripatsit on kantud päris pikka aega. Ja see kandja oli siis naissoost, nii palju siis sellest DNA analüüsist sai aru, ja see inimene on olnud siis seotud Ida-Siberi populatsiooniga. Ja teine näide on toodud, kus on saadud näritud kasetõrvast inimese DNA-d, ehk siis seda kasetõrva kasutati tööriistade kittimiseks ja ilmselt siis on teda suus nätsutatud ennem. Nii et see leid on küll Taanist, aga ka meie Eesti vanimast asulakohast Pullist on praegu Tartu Ülikooli arheoloogide eestvedamisel analüüsitakse samamoodi seda näritud kasetõrva. Üks selline DNA hoidla, nii nimetatud, on ka pinnas või muld, kuna see sisaldab väga palju ka küll inimese selliseid väikseid osakesi kui ka loomade ja taimede. Nii et siin on ka, tuleb natukene küll sellesse meetodisse ehk siis settest võetud DNA juures olla natuke ettevaatlik, et kui ta on näiteks ümber setitatud, siis me võime teha mingeid järeldusi vale keskkonna kohta. Aga põhimõtteliselt on siin jah, üks 2 miljoni aasta vanune ökosüsteemi rekonstrueerimise näide Põhja-Gröönimaalt, kus see DNA siis
paljastas avatud boreaalse metsa, kus oli papli, kase ja elupuu domineerimisega puistu siis ja ka põõsaid ja paljud nendest liikidest, mis selle DNA-ga siis tuvastati, tegelikult siis ei ole nende jäänuseid sellest piirkonnast kunagi leitud. Ühesõnaga makrofossiilseid jäänuseid, et aga DNA annab siis kohati ka palju rikkalikumalt neid näiteid. Nüüd siin on mitmeid sellistes mineviku uurimustes kasutatavaid meetodeid DNA eraldamiseks, aga siin ma pikemalt ei peatu, sest slaid on üleval ka pärast konverentsi vaatamiseks, et kellel sügavam huvi, siis kindlasti saab seda vaadata. Üritasin panna selliseid kohmakaid eestikeelseid vasteid, aga kõige naljakam on ingliskeelne shotgun sequences, mis on siis pumppüss järjestamine või sekveneerimine, aga eesti keeles on tegelikult geneetikutel loomulikult oma paremad vasted nendele terminitele. Sama kehtib ka selle kohta, et siin on nagu kriitiliselt lähenetud natukene ütleme siis mineraalse komponendiga seotud DNA kohta. Et kindlasti, kellel sügavam huvi saab viiteid ja lugeda, mis siin täpsemalt kirjas. Ja siin on seesama, et meetodid DNA järeldamiseks, et siin on valikuline, et siis oleneb, mida tahetakse analüüsida, siis vastavalt sellele valitakse see meetod. Ja kõigile sellele järgneb, jälle ma ei näita teile, eks ju, neid slaide, aga nad on põhimõtteliselt samad. Ja kõigile sellele järgneb bioinformaatiline analüüs, mis on ka väga mahukas töö, sellepärast, et tegelikult saadakse ju ma ei tea, miljonites tähemärkides need koodid ja seal tuleb siis hakata statistiliselt töötlema neid andmeid ja niimoodi siis jõutakse tulemusteni. Jah, siin ongi miljoneid lugemisi tuleb või vasteid ja tuhandeid gigabaite teksti, nii et see on tohutult mahukas töö. Ja võib-olla selle meetodi kriitika, tegelikult see ei olegi kriitika, aga DNA näitab ainult, mis oli olemas, aga mitte kuidas või miks. Ehk siis need tõlgendused tuleb kindlasti teha koostöös teiste uurimisvaldkondade spetsialistidega ja põhimõtteliselt kokkuvõtteks sellele keskkonna DNA-le nii palju, et see võimaldab uurimisse kaasata organisme, mis ei jätnud maha makrofossiilide jälgi ehk siis meie käega katsutavaid jälgi, vaid ning viib tegelikult selle ökosüsteemide inimtegevuse terviklikuma rekonstruktsioonini. Nüüd võib-olla pisut ka siis sellest paleofauna inimese osast keskkonna ja elurikkuse kliimarekonstruktsioonides, et nüüd, kui me teeme kas siis arheoloogia või
või keskkonna DNA meetoditega kindlaks, milline oli ühele või teisele piirkonnale teatud ajahetkel iseloomulik loomastik või ka siis taimestik. Ja kui neid näiteid on meil päris palju, siis saamegi rekonstrueerida keskkonna ja vaadata tolleaegset elurikkust ning saamegi modelleerida siis mingisuguseid trende, mis toimusid minevikus kliimas ja keskkonnas ja elurikkuses. Näiteks kui inimesed, kes elavad teatud paigas pikka aega, tarbivad kindlasti keskkonnaressursse ja oht, et selles piirkonnas tekib ületarbimine. Et mis on need siis nagu lahendused, et kas teadlased on siin pakkunud nagu nelja ma ei saa öelda, et nad minevikule lahendusi pakuvad, aga et mis siis nagu toimub. See inimgrupp võib näiteks sihikule võtta palju mitmekesisema toiduvaliku, ehk siis nad hajutavad selle ühe ressursi tarbimise nagu mitmele ressursile. Siin on ka ikkagi teatud risk üleekspluateerimiseks, siis nad võivad ka päris välja vahetada selle, ütleme, nad tarbivad ühe ressursi välja ja võtavad kohe kasutusele teise. Mis tähendab ka seda, et nad ikkagi ühel hetkel on valiku ees, et see teine ressurss saab ka otsa. Kolmas on see, mida me tänapäevalgi teame, et kui ressursid otsa saavad, siis asustatakse uusi alasid, kuna esimene ala on juba ära tarbitud või ütleme, ressursid on välja püütud. Ja kolmas, mis on ka võib-olla rohkem tänapäevale omane või ütleme kaasajale, mitte just tänapäevale, aga et hakkavad tegelema kaubavahetusega ja seeläbi vähendades võib-olla oma kohaliku ressursi tarbimist. Ja siin on ka paleofauna uurijatele päris selline huvitav periood, kui me saame rääkida juba kaubavahetusest, siis me kindlasti on huvitavateks leidudes sellised eksootilised loomad ja loomade jäänused meie arheoloogilistes kihistustes. Räägiks siis ka mõne sõna nendest suurimatest paleofauna jälgedest maa elurikkuses ja kliimas. Et ma tegelikult tooks välja 2 sellist revolutsioonilist suundumust või siis me võime neid kaudselt jälgedeks nimetada, et üks on loomade kodustamine ja põllumajanduse areng, ehk siis nende tekkimine ja teine on tööstusrevolutsioon. Võib-olla selliseks, kindlasti neid näiteid on veel, aga tihtipeale seotakse Sahara kõrbe tekkimist koduloomade karjatamisega seal 9 kuni 6000 aastat tagasi. Aga loomulikult see karjatamine üksi nüüd ei muuda ühte tohutut piirkonda kõrbeks, aga kuna ikkagi seal 9000 aastat tagasi ja võib-olla veel hiljemgi oli Saharas ikkagi selliseid rohealasid ja niiskust oli igal juhul rohkem. Ja kui sellise õrna taimestikuga piirkonda siis lastakse või on tohutud veisekarjad seal peal, siis ja aastakümneid või aastasadu, siis võib ta tõepoolest kaasa aidata kõrbestumisele. Võib-olla selline
koduloomade alguse, ma just pean silmas kariloomade kodustamise algusaegadel, põhiliseks selliseks kodustamise esimeseks tehnikaks oli siis metsikute, kas olgu siis kitselamba või veisekarjade piiramine ja allutamine inimese, kuidas öelda, kontrolli alla. Nüüd siin on lihtsalt toodud välja, millal see kodustamine algas viljaka poolkuu aladel, et umbes 7000–6000 enne Kristust ja sealt piirkonnast siis levis kodustamine või koduloomad ja kodustamise tehnika mitmele poole, nii Euroopas kui Aafrikas ja Aasias. Ja teiseks selliseks marginaalseks või ütleme just loomastikule ja ka keskkonnale mõjuvaks faktoriks oli tööstusrevolutsioon. Kindlasti kõigepealt tuleb silme, et loomade tööjõu vahetamine välja masinatega, aga ka tegelikult teiselt poolt karjakasvatuse plahvatuslik suurenemine ja sellest tulenevad probleemid, aga uurimused on näidanud seda, et 19. sajandist alates ka loomade arvukus ja liigid hakkasid kaduma. Ehk siis kõik oli nagu tööstusrevolutsiooni tõttu siis tavalised tasakaalud paigast ära. Eestis ei ole see nii markantne võib-olla. Ja 5 minutit on mul veel, aga ma väga palju Eesti näiteid ei too, sellepärast, et võrreldes nüüd Kesk- ja Lõuna-Euroopaga on Eesti asend ikkagi suhteliselt äärealal ja ka klimaatiliselt, ehk siis, et koduloomad, kes sealt Vahemere äärest tulid, pidid kohanema siinse külma kliimaga, eriti talved üle elama. Ja võib-olla tänu sellele on ka meie metsik loodus nii palju siis ka paremini säilinud kui Lõuna- ja Kesk-Euroopas. Ja see, mis me oleme ka teinud, on siis vaadatud, kõrvutame neid loomaluleide kliimakõveratega ja siin on suvine ja talvine, nii et siin tuleb juba jälle mängu see kohastumuse uurimused. Ja kiireks kokkuvõtteks siis võiks öelda, et ei ole nagu olemas ühte eriala käsitlust, mõistmaks keerulisi seoseid minevikus elanud loomade, inimeste, keskkonna ja kliima vahel. Nende protsesside uurimiseks tuleb kasutada väga mitmete erialade meetodeid. Maailma ajaloos on 2 väga pöördelist sündmust, mis on loomade, inimeste, keskkonna, kliima seosed kõige enim mõjutanud. Need ongi siis loomade kodustamine ja kodustamise tehnoloogia levimine ning tööstusrevolutsioon, peale mida algas loomaliikide kiire väljasuremisprotsess. Nüüd võrreldes Lõuna- ja Kesk-Euroopaga on Eestis mainitud pöördelised sündmused jõudnud mõningase viivitusega, olgu põhjuseks ääreala paiknemine või klimaatiliselt ebasobivam keskkond, kuid samas on see säästnud metsikut loodust tuletuslikust hävingust ja piiranud põllumajandusloomade suurt ülekaalu. Ja nii palju siis tänaseks. Suur tänu Lembile. Aitäh.
Nii, ühele küsimusele ma proovin kiiresti vastata. Keegi on kommenteerinud, et kas saab veebis ka slaide hiljem või õige pea. Jaa, saab küll. Kõik konverentsi materjalid, nagu on traditsiooniks, lähevad üles sinna samma kodulehele. Nii et kõik on kenasti nähtav. Võib-olla tõepoolest, et kui mõni istubki tagapool, on näha, et siin eespool on ka veel pinke. Saate tulla ja leida endale sobiva istekoha. Aga Lembi, sinule kõlab selline küsimus kõigepealt. Kas on mingeid meetodeid DNA dateerimiseks? Inimene selgitab, et see tähendab eristamaks tänapäevast, see on siis kontaminatsiooni, ilmselt tänapäevast saastatust arheoloogilisest, et teha erinevust. Jah, tegelikult seal meetodite juures see, mille ma nüüd vahele jätsin, ma vabandan Kevini ees, aga et tegelikult on, kuna see vana DNA on katkendlik ja tehakse kindlaks ka need piirkonnad või kus nad katkend on. Ja sellega juba selle ekstraheerimise protsessi käigus juba saadakse mingisuguse informatsioon, õigem tegelikult see on bioinformaatika osa juba, et tõlgendatakse, et need katkendlikud DNA jupid, et need on vanad. Ja kui seal on siis ilusaid terviklikke DNA-sid, siis on kindlasti toimunud saastus kaasaegse DNA-ga. Et see on tehtav. Nii et seal on omad meetodid, millega tehakse seda kindlaks. Väga hea teada. Niimoodi, ja küsimus kõlab järgmine veel. Kas viimase ligikaudu 200 000 aasta jooksul, kui homo sapiens on maal olnud, on olnud sarnaseid kliimatingimusi soojenemise trendi, nagu on praegune kliima soojenemine? Ja ma ei taha sinna päris 200 000 aasta taha minna, aga et tegelikult on sinna jääb EEMi jäävaheaeg, mis taimestiku analüüside põhjal oli soojem kui praegu, siis on meil umbes 8000 aastat tagasi niinimetatud kliimaoptimum, mis keskmised temperatuurid, need viimased graafikud, mis ma näitasin seal, need kliimakõverad, et seal oli selline ülemine tipp, mis näitas ka, et nii suvine kui talvine temperatuur oli soojem. Ehk siis talvine oli plusskraadide poole peal ka, nii et meil on selliseid soojemaid ajajärki olnud viimase paari tuhande või paari 100 000 aasta jooksul küll. Ma haaran ise siit sellest vastusest pisut kinni ja laiendan seda, et mõni skeptik või siis inimene, kes võib-olla soovib hoopis vastu võidelda sellele praegusele kliima soojenemise tõsiasjale, toobki näiteks selle, et aga maailma ajaloos on olnud veel soojemaid aegu ja sageli tuuakse ka veel lisaks sinna seda näidet, et ka süsihappegaasi sisaldus atmosfääris on olnud suurem. Mida nendele inimestele öelda, et tegelikult nende väited nagu ei ole päris asjakohased? Mina vastaks selle küsimusele tegelikult meie hulgast lahkunud akadeemik Anto Raukase sõnadega, et me ei saa võidelda kliimamuutustega. Kliimamuutused on kogu aeg toimunud, aga me saame inimese osa sellest vähendada. Suur tänu nende vastuste eest. Teeme Lembile ühe kena aplausi veel. Aitäh!